ma ühesõnaga mingil hetkel jõudsin arusaamiseni, et okei, kui mul täna ei ole seda teadmist, mis ma tahan teha, siis mul on vaja uusi teadmisi ja uusi kogemusi. No tundub loogiline tagantjärele, aga ka selleni jõudmine võttis natuke aega. Ja siis ma hakkasin tegema väga erinevaid asju. Ma hakkasin ütlema jah erinevatele uutele nagu millele iganes tegevustele. Hakkasin hiina keelt õppima. Käisin väga palju reisimas, läksin laulukoori juhatusse. Osalesin spordivõistlustel, ma arvan, esimest korda pärast põhikooli. Tegin mootorrattaload, ma ei tea, ühesõnaga väga-väga palju erinevaid asju, mis vähegi nagu pähe tuli, taasavastasin matkamise, tegin kõike, eks ole, vaatasin, et okei, mis see pakub mulle rõõmu, mida ma tahan teha, et nagu oma neid ajurakke natukene rohkem nagu töösse panna ja leida mingeid uusi seoseid asjade vahel, et isegi ilma ootuseta, et ma nüüd tahaks, ma ei tea, hiina keele õpetajaks saada või midagi sellist, aga lihtsalt, et nagu näha, et mis nagu toimub minu pehas. Kas nagu haagib või ei haagi ära? Ja, et mis iganes. Võtsin vastu isegi tööampsu, tegin 9 kuud mingit teist tööd. Mind kutsuti Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise juurde. Niimoodi täiesti ootamatult, siis 3 nädala pärast alustasin, 9 kuud tegin seda tööd, siis läksin tagasi panka. Et kõike tegin. Siis teiseks ma hakkasin erinevate inimestega, kellel meil nagu tööalaselt klikkis, lihtsalt nagu nõu küsima nende käest. Et kuule, ma olen praegu sellises kohas, on sul ideid, mis mulle võiks sobida. Lihtsalt, et saada mingit välist perspektiivi, et kui ma ise nagu seest välja ei näe, äkki keegi näeb väljast sisse kuidagi paremini. Ja tegelikult üks selline vestlus viiski selle mõtteni, kuhu ma lõpuks jõudsin. Ja 3. asi, mis ma tegin, ma hakkasin teadlikult ühendust võtma selliste inimestega, kes on enda elus teinud mingisuguse käänaku, nagu korraliku pöörde. Sest ma nägin, et väiksest pöördest ei ole nagu kasu, et ma pean nagu midagi suuremat tegema, et natukene siit või sealt lihvida, et see ei ole nagu see, mis on vaja. Ja siis ma rääkisin erinevate toredate inimestega. Ma võib-olla isegi ei teadnud neid väga hästi enne, aga lihtsalt võtsin ühendust, ütlesin, et kuule, et mul on selline seis, kas sa räägiksid mulle oma kogemusest. Ja siis mõne inimesega vestasime üle, ma ei mäleta, Messengeri, mõnega läksime lõunale, lihtsalt sain kokku, küsisin, mis mulle nagu muret teeb, nemad jagasid, mis kogemus neil oli. See on nagu podcasti 1-1 versioon, eks ole. Et siis nad rääkisid oma hirmudest, oma kogemustest, andsid väga head nõu. Ma sain sealt empaatiat, nagu ma sain sealt väga palju sellist nagu julgust ja tuge. Jah, et tahakski, aga samas väga ei julge, eks ju, küsida, et mis sa neilt siis küsisid? Kellelt täpselt? Need, kes tegid käänakuid? No ma küsisin ka, et miks nad tahtsid üldse midagi muuta. Et mis see neid nagu ajendas ja kus nad teadsid, mida nad tahavad teha. Ja ega selgus, et vaata ei ole ühte tõde, et nii palju kui on inimesi on tõdesid ja see oli väga, väga nagu julgustav ja lohutav teadmine. Huvi pärast, et kui palju oli seal sinu vestluskaaslaste hulgas neid, kes juba enne käänakut teadsid, kuhu nad tahavad liikuda ja kui palju neid, kes pidid selle ka välja mõtlema nagu sinul? Ma arvan, et see vist ei ole nii lihtne küsimus. Et ma mäletan, et üks inimene kindlasti oli selline, kellel olid need käänakud vist tulnud kuidagi loomulikumalt, et et ma siin teen seda, nüüd mul on uus võimalus, see tundub päris hea, siis ma näen seal seda, see tundub tore, et nagu see on kuidagi nagu sujuvamalt niimoodi läinud. Aga see on ka selline inimene, kes nagu tajub oma sisemaailma minu meelest jube hästi, et mina olin suutnud enda eest selle nagu kuidagi ära peita, et nagu see suur töö, mis viib armastuse või mille iganes õnneni, rõõmuni, et
et muudkui tegin seda tööd ja ootasin, et kunas see õnn saabub, et siis ühel hetkel vaatasin, et vist nii ei saa. Ja siis see töö nagu justkui oli lõppkokkuvõttes müüri ladumine iseenda sisemaailma ette või? Seda ka kusjuures jah. Et ma enam ei tajunud või ei tabanud ära, et mis on, mis mulle rõõmu pakub. Okay. Et see võttis päris palju aega, et siiamaani õpin tegelikult veel, et mis mulle rõõmu pakub. Ma kuidagi kaotasin selle ära vahepeal. Seal võib isegi juhtuda, et teinekord need asjad võivad muutuda, et seda ka, mingi asi pakub mingi aeg rõõmu ja siis enam ei paku, et siis tulebki leida jälle uusi variante. Ma arvan, see on ka väga nagu loomulik, et palju kurvem oleks see, kui sina või mina nagu tunneks, käituks ja oleks see sama inimene, kes me ala teismelisena olime, et ei. No, tegelikult me ei tahaks seda. Mitte keegi meist ei tahaks seda, ma arvan.